Ja tõesti, Eesti koondis ei lase vastastel midagi ehitada praegu, et üritatakse ikkagi võimalikult tihedalt peale käia. Ja nüüd tuleb hästi seal Zahovaiko appi. Ja nüüd tõmmatakse küll Neemelo maha, aga lastakse mängida. Ja tuleb sealt nüüd midagi ohtlikku, lastakse pall läbi, Klaavan pääseb löögile. Lööb ja värav! Ragnar Klaavan lööb kas üldse oma esimese värava. Täpselt nii Eesti koondises käimas alles 3. mänguminut ja Eesti juba juhib 1-0. Väga hea algus. Väga hea algus. Seal oli tundus, et arusaamatus muidugi väravahi ja kaitsemängija vahel. Kaitsemängija lasi selle palli värava eest läbi veereda. Samas väga hea töö tegi ääre peal Viikme, kes murdis läbi ja söötis palli värava ette. Kohtunik oleks võinud vilistada vea Eesti kasuks. Neemelo tõmmati seal pikali. Praegu tuleb öelda, et kohtunik väga õigesti tegutses ja nii-öelda ei vilistanud ründava meeskonna kahjuks. Võib ohtlikuks kujuneda. Tsenderdus värava ette. Pall on jällegi saadaval, tuleb sealt käärlöök ja värav. Nii et Danny Hai, kapten, keskkaitsja, oli siis õige mees lõpuks seal karistusalas ja lõigi ära. Nii et kas tõesti seesama 4 aasta tagune mäng tuleb meelde, et kui Eesti läks kiirelt kohtumist juhtima, siis poolaja lõpuks, esimese poole lõpuks juhtis tollal juba Uus-Meremaa 2-1. No loodame, et nii ei lähe, et nüüd lähme meie ikkagi 2-1 ette. Aga tekkis hetkeline peataolek, näete see tsenderdus. Pall põrkab vastu kaitseid. Ja kes nüüd Neemelo pidi, tundus, et see oli Neemelo, kes pidi mängima värava lööjaga meest. Seal ei võideta peapalli, nüüd käärlöök ja mitte mingisugust takistust enam ei olnud Uus-Meremaalaste kaptenilt, oli väravale 5 meetri kaugus. Nüüd näeme seda situatsiooni, kus on värava ees, mis seal toimub. Ja käärlöök kujuneb tegelikult väga heaks sööduks. Jah.